Tõepoolest, me räägime nüüd viineritest ja esmakordselt sellise avaliku sees, vähemalt otsesaates esitleme teile 100% taimset viinerit, vähe sellest ka taimset suitsuvorsti ja taimset keeduvorsti. Oled sa kunagi elus midagi sellist üldse proovinud? Aus vastus on, et ei ole. Tõsiselt ei ole. Et vähemalt taimset vorsti pole mina küll oma leiva peale mitte kunagi varem pannud. No, tootja ise ütleb, kuigi need on toodetud Poolas, Eesti pakendaja, kes siin neid turustava müüb, ütleb, et see on alternatiiv nendele inimestele, kes liha ei söö ja on taimetoidulised, sest kui siit paki pealt lugeda, näiteks need viinerid koosnevad täielikult taimne toode, valmistatud geneetiliselt töötlemata soja ja nisuvalgust, suurepärane alternatiiv harilikele viinerile, ei sisalda loomseid rasvu ega kolesterooli ja annab kaloreid siis 100 grammi kohta 178. No mitte väga vähe, aga mitte ka liialt palju. On see selline mõistlik toode inimestele, kes liha ei söö? No ma just mõtlen, et mille pärast sa nagu sööd või et miks tehakse selliseid tooteid, et noh jah, et üks asi tõesti, et võib-olla, et need, kes loomset viinerit ei taha mingitel filosoofilistel põhjustel süüa, et siis ta tahaks ka nagu seltskonnas võib-olla viinerit süüa, kui teised söövad, eks ole, loomseid viinerid ja siis tal on see võimalus olemas. No samas ma mõtlen, et tavaliselt inimesed ju taimse toidu peale lähevad pigem nagu sellest johtuvalt, et tal kuidagi sisemus ütleb, et loomne toit on halb ja ta tahabki tervislikult toituda, aga siis tekib küsimus, et miks ta siis sellist viinerit peaks sööma, et siis ta võiks ikkagi nagu niisugust päris toitu süüa juba, et minu jaoks on see natukene niisugune trikitamine või natuke kummaline. No kuna me oleme viinerid, mille mõlemad maitsud, sina eile, ma tahan arvata, igaks üks enne saatest toetud, tegid ettevalmistusi, püüdsid seda keeta, praadida ja tooreks süüa. Kuidas siis tulemused olid? Ütleme siis, no ma küll ei proovinud erinevate teravate kastmetega, võib-olla, et siis oleks Kuidas sulle maitse meeldis? No mina, kes ma olen lapsepõlves üles kasvanud naturaalviineri peal, et siis see oli minu jaoks väga ootamatu maitse. Tõlgi nüüd see sõna ootamatu. Kas ootamatult hea? Ei, see pigem oli see, et ma tõenäoliselt, kuna ma ei ole ka taimetoitlane, siis ma ilmselt ei lähe seda ostma enam teist korda poest. No minule ta ei maitsenud tõesti. Minule ta tõesti ei maitsenud, ta oligi viiner, kuhu liha sisse ei olnud pandud. Minu meelest ma võib-olla natuke mängisin seal üle, et ta nii halb ei olnud. Ma olen suuteline ta tegelikult muidugi ära sööma, aga hea maitsega minu arvates ei olnud. Ja siin on nüüd taimne suitsuvorst, näete, see on nagu salaami isegi, et siin on nii küüslauku kui ka näete sellise taimne pekk on see isegi koostatud, kuidagi see näeb välja nagu pekk, aga loomulikult see pekk ei ole, et need ole hea, ma pakun sulle taimset suitsuvorsti, et lase siis hea maitsta ja ütle, kuidas sulle see meeldib. Vaatan, kuidas kätte on saada. No saab küll kätte. No ütleme, et jällegi, eks ju, et kui on seltskond koos ja teised söövad vorstivõileiba, siis on ju tore, eks ju, et kui sul on selline võimalus, et sa teed siis taimetoitlasele ka vorstivõileiba. Aga et mis selle asja nagu mõte on sügav, samas ta natukene meenutab küll lõhnalt vorsti. Natuke meenutab lõhnalt vorsti, aga natukene ka kummikuid minu meelest. Ma ei teagi, et kumma ta rohkem meenutab, kas kummikut või vorsti. No minu arvamus isiklik on see praegu, et see vorst on kuidagi parem kui viiner. Näiteks, kui see viiner mulle üldse ei maitsenud, kui see on tõesti saepuru maitse või selline plönn, siis see vorst ei ole sugugi halb. No, me ju ma ei ütleks, et ta nüüd tappalt hea on. No aga paned kurki ja tomatid peale ja pipart ja soola. Petad ära, siis ta ei ole halb. Seda vorsti ma olen võimeline sööma küll ja siin on mingid maitseained ja küüslauk sees, et see on, et tõepoolest, et kui oled väga pikalt taimetoitlane olnud ja ei julge nagu teistele öelda, et ei tahaks enam taimetoitusega tegeleda, siis seda võib süüa küll. Täiesti probleemitud, ma arvan küll. Ja teades, eks ole, et kuidas tehakse... Kuidas vorstisaadused üldse saadakse, nagu ütleme, et hinnalt soodsamuks ongi ju see, et kasutatakse sojavalku. Aga siin ei olegi midagi muud kui tegelikult sojavalk, nii et ehk siis see on nüüd see toode, kus enam liha üldse ei ole. No selle võrdluse saame teha, meil on siin taldriku peal muide see väiksem viiner, aga ära praegu seda võtta. See väiksem viiner on, me otsisime meie kaubandusvõrgust viiner, kus on liha kõige vähem, alla 50%, kas 30 millega oli seal liha. Et me võime proovida, kuidas see viiner maitseb. No palun proovi siis ka taimset keeduvorst. Tahtsin näed siin juba seda suitsuvorsti. Nii hakkas meeldima, jah. Aga proovime siis ära ka taimse keeduvorsti. No see näeb välja küll niimoodi keeduvorsti. Ja siin on näed mingi väike pipratera on sees, et selline delikatess välimus on sellel ka nagu täiesti olemas. No ma ei kuule vaimustusüüdeid su suust. Aga see petab ära küll, et niisugune väga odav keeduvorst või praegu see, et siis petab ära. Ehk siis jällegi, et tõenäoliselt taimetoitlased tõesti rõõmustavad.
See on ka täitsa hea. See on täitsa ütleme, et nendest, et see viiner oli nüüd tõesti ehmatava. Viiner oli halb, jah, ma olin ka täitsa šokis ja ma arvasin, et need asjad on veel halvemad, aga ei, see taimne vorst on täitsa okei. Jah, kannatab süüa küll. Seda ei saa üldse aru, et see liha sees ei ole. Muide, aga need ei ole mingid selles mõttes odavad tooted, need on tavahinnast umbes 2 korda kallimad, kui neid ostate, et need ei ole selline nagu selles mõttes odav supermarketi kaup, et see on päris see toiduained ja kvaliteet ilmselt on väga head. Me ei anna siin sugugi mitte sellele kvaliteedile hinnanguid, me vaid arvustame neid lihtsalt oma maitse seisukoha pealt. Kui meile ei maitse, see ei tähenda, et see ei oleks kvaliteetne ja et see ei oleks hea. See on lihtsalt meie oma maitse, mida me siin lihtsalt hindame, nii et me proovime seda viinerit ka, me oleme viinerit mõned proovinud, aga me võime selle katse nüüd teha, see on kile ümber, et me võime selle katse teha, võtta nüüd see viiner, kus siin on nüüd hästi vähe liha sees, nagu päris viiner, kus on vähe liha ja see on nüüd see taimne viiner. Kas on vahet võimalik teha või? No proovime järgi. Tead, ikka on. See viiner on ikka paras plönn. Aga nüüd on ka nagu see, eks ole, et see on oluliselt teistsuguses sooles, eks ju, või pakendatud siia see mass sisse teistsugusesse nagu kesta. Et siin on ka juba vahe, et see kest iseenesest on suitsusema maitsega, et juba siit tuleb vahe. Aga iseenesest vaata, et konsistentsilt püsib koos ja minu eileõhtune test, et ahjus, kui ma üritasin teda teha, et mis ma pidasin väga suureks veaks, et ta ei läinud ju krõbedaks, et see oli nagu halvasti. Ja see maitse nagu ei läinud paremaks, mida tavaliselt, eks ole, et lihaga vorstid maitseomadused kuidagi parenevad ja aroom tuleb toidust välja, et siis seda ei tulnud sellest viinerist. Aitäh sulle igatahes selle intervjuast, igatahes on hea meel, et sellised innovaatilised tooted on Eesti turule jõudnud, kuidas teile maitsevad, seda peate siis nagu ise järgi proovima, ise otsustama, kas need on teie maitse järgi või mitte, aga hea meel on meie toiduainete tööstuse innovaatilisusele küll. Tegelikult toiduteemadel me ka jätkame. Sügis on just see aeg, kui inimesed varuvad endale palju puuvilju, neid